Ahoi, kallid sõbrad, terve Euroopa on erakordses vaimustuses sellest ideest, et see talv saab olema ääretult külm. Lõpmatuseni veeretatakse retoorikat, kuidas sisetemperatuuri vähendatakse erinevates riikides, küll seal 21-ni, siis 19-ni, 18-ni. Esimesed uudised on juba selle kohta ka jõudnud siia Hispaaniasse, kuidas Tallinna ülikooli või mis iganes ülikooli mingid tudengid külmetavad kuskil oma auditooriumites ja nii edasi ja nii edasi. Nüüd hakkab seda retoorikat tulema lõpmatuseni. See hakkab täitma kõiki uudisvoogusi, saab igapäevaseks teemaks ja nii edasi ja nii edasi. Ja siin kohas ma tahakski tuua esile, kuidas meie siin Hispaanias elame. Hispaanias, kus vähemalt meie piirkonnas, siin merekaldal, ei lange temperatuur kunagi alla 0. Seda ma olen alati toonitanud, olen loomulikult selle üle uhke ja tänulik ja uhke mõlemad korraga, nükene omapärane emotsioon. Alla 0 ei lange. Sõbrad, talvisel perioodil, mis nüüd on siis Hispaaniasse jõudnud tinglikult, eks ta nükene Eesti sügis on ja need on siis nüüd just esimesed päevad, kus kohas välistemperatuur on öösel, täna öösel oli vist juba 12 kraadi ja 13, 14 ja päeval, praegu on kuskil 17, 18 kraadi. Ja niimoodi pisihaaval ta langeb, eks ta päeval on ka veel veebruarikuuses, ikka keskpäeval tõuseb kuskil üle 20 kraadi ja selle suurusjärgus. Aga ööd lähevad aina jahedamaks ja detsember, jaanuar saab olema siis ikka nii, et öösel tuleb arvestada kuskil 8–12 kraadiga. Ja nüüd on see point. Mis te arvate, mis on sisetemperatuur eluruumides? Sisetemperatuur on meie eluruumides see aga kogu aeg paar kraadi üle välistemperatuuri. Sest nii nagu kodueestlastelgi ei ole meil ülemäärast raha tampida kütteseadmetesse, elektrilistest kütteseadmetesse, ma pean silmas. Sest siin praktiliselt puudub selline traditsioon, maha arvatud see mingi väike seltskond inglasi, kes on oma elamistesse siis kaminad sisse ehitanud ja mida iganes. Hispaania klassikalises kodukultuuris ei ole üldse kütteseadmeid. Siin rannikualal, ma ei tea, kuidas on maa sissepoole, ju seal natuke on niisugused väga imelikud kaminad on, mis ma ei saa aru, mis on minust ainult nagu vaatamise kaminad ja palju nad seda ruumi soojendavad on ise asi. Siin piirkonnas nad üldse puuduvad. Ja meie oleme läinud seda väga lihtsat teed. See on vana klassikaline hispaanlaste, ma ei pea silmas seda nüüdset, siinset kultuuri üldse ei puuta asjasse, siin elab nii meeletult palju teisi rahvaid ja igaüks kasutab siis vastavalt oma traditsioonidele ja tekitab siseruumides endale sellise temperatuuri, nagu ta rahakott kannatab. Ja loomulikult õhkssoojuspumbad on need peamised asjad, mis on kõikjal ja kõiges, sest suvel on nad konditsioneerid ja nad töötavad ja need on tõesti vajalikud. Meie konditsioneer, üks on katki ja teine ei tööta. Möödunud talve elasime üle täiesti ideaalselt ja ma võin seda lõpmatuseni veeretada. Aga peamine point on see,
et riiete puudust teadupärast tänapäeval 21. sajandil enam ei ole. Inimestel on riideid täiesti piisavalt. On sul palju riideid, on meil väga palju riideid ja kogu kütteperioodi peamine saladus peitub õigetes riietumistavades. Ja hispaanlased on seda, vot see on nüüd see vana kultuur, me teame seda. Hispaanlased lihtsalt panevad ennast soemalt riidesse sellel ajal, kui õhk läbi aedaks. Ja nii ongi. Teame, et samamoodi tuleb ka selle talvel, nagu oli möödunud talvel, et sisetemperatuur ruumides langeb suures toas, langeb kuskile 15 kraadi peale, väljas on vastavalt siis 12 kraadi umbes, toas on 15 kraadi. Sa paned selga, praegu ma olen lihtsalt endale pannud mingisuguse särgi selga, seepärast et veel möödunud nädal ei olnud seda vaja, siis piisas nagu T-särgist, see on nüüd natuke vähe soe. Ja vastavalt sellele, kuidas temperatuur muutub, panen lihtsalt veel soema sviitri ja selle peale veel sviitri, siis panen vesti, sooja vesti sinna peale. Ja nii ongi. No kindlasti on miinus see, et niiskust hakkab tekkima siseruumides oluliselt rohkem ja ei saa öelda, et see nüüd mingi hallituse tekitaks, aga selge see, et see niinimetatud kopitus, lõhn tahab riietele juurde tulla. Aga meil ei ole mingisugust soovi ja leiame, et see on ebanormaalne kütta ruumisi mingi suurusjärku 22, 23, 24, 25 kraadi, nagu on see klassikaliselt keskküttega elamistes. Me magame eluruumis, me magamistoas on täiesti tavaline asi, et seal on 15 kraadi, eluruumides ka 15 ja võt siis, kui kuskil teleka ees istud õhtul mitu tundi, vaatad filmi või magamistoas järsku niisugune tunne, et ikka 15 kraadi on nagu vähe, siis Seia kasutab soendusega tekki, niisugune tore tekk, mille elektrikulu on mingisugune 20 vatti tunnis, aga tekk läheb soojaks, on mingisugune imetekk, tekk on tal soe, ta on väga rahul oma tekiga ja sellest tal täiesti piisab. Sokid tuleb jalga panna, pehmed, soojad toasussid ja kui keegi on väga külmakartlik, nagu näiteks Seia on just, tema leiab kogu aeg, et ikkagi piisavalt külm on, siis ta paneb endale niisugused soojad karupüksid või karu ja kostüümi selga ja kõnnib sellega ringi ja siis enam külm ei ole. Nii lihtne see ongi. Toatemperatuur võib olla rahulikult 15, isegi 14 kraadi, mitte midagi hullu ei ole. Panna soemad riided selga. Eestis, nüüd sa kuulad seda pikka juttu ja mõtled, et no mis jutt see on, mida ta seal kaagutab nüüd seal soojas Hispaanias. Jaa, siin on kliima üldiselt on oluliselt lõunamaa, oluliselt soem, aga siseruumides ja vaat nüüd kanna see üle. Mis tunne sul on, kui sul on toas 15 kraadi? Sa ütled, mine metsa, ma niisuguses toas ma ei ole, see on täitsa õudne. Aga siin on psühholoogiline tõrge, sest väljas on 10 kraadi pakast või 15 kraadi pakast ja sul on toas 15 kraadi. Ja sa leiad, see tuba on nii ropult külm ja siin ei saa olla, siin ei saa elada, siin ei saa magada, eks. See ei kõlba mitte kuhugi. See on psühholoogiline tõrge, kallis sõber. Psüühika on meil krussi keeratud selliste niisuguste kodukultuuri nende temperatuuridega ja tööruumid kaasa arvatud. Inimesed, kes töötavad ja tööruumides on, ma pean silmas kõige lihtsamaid töid, garaažid, mingid tootmise ettevõtted, värgid, temperatuur, kui sa teed tööd ja sul on sisetemperatuur 12 kraadi, 13 kraadi, see on absoluutselt normaalne. Sa pole midagi katki. Sa töötad kontoris
ja kui sul on, sa töötad arvutiga või mida iganes seal teed, oled mingi kirjatsura ja istuv tööviis ja sul on ruumis 15 kraadi, aga sa oled pannud endale soojalt ennast riides, sul on sviiter, sul on mida iganes. Mida iganes, see on, ma ei hakka neid nüansse, keha on soojas, kõik on normaalne. Nii et selline temperatuur, selline kultuur, mida on siin hakatud viljelema, jaa, see hakkas muide nõuka ajast peale tegelikult. Nõukogude ajal oli kütus, või teadupärast oli, energia oli nagu olematu, sest me olime, selle oli Nõukogude Liit saavutanud. Inimesed ei peanud toa sooja pärast mõtlema. No rääkimata kõigist muudest võimalikest variantidest, et vanemad inimesed, te kõik mäletate ju seda, kui sa olid ka oma maja ehitanud, siis sa ei pidanud mõtlema selle diiselkütuse peale. See on halloo, eks ju. See on, kui seda tuletavad praegu vanemad inimesed meelde, kellel olid eramajad juba, Nõukogude ajal, see oli massiliselt, olid eramajad, eks ju. No, oleme ausad, see kütus ei maksnud üldse mitte midagi, suuremalt jaolt muidugi tuli sealt, kus ta siis tuli, sa mäletad väga hästi seda, sellest maksti kopike, 20 rubla tuli võib-olla maksta talvekütusest, 20 rubla, mingi vend tuli, eks loomulikult see oli hämar, aga kui sa ka ametlikult seda ostsid, ei olnud ka, ta ei maksa mitte midagi, liitri hind oli määratud kopikad ainult ja nii edasi. Eks sealt hakkas peale see kultus. Aga põhiline see, mille ma juhin tähelepanu, kui väljas on 15 kraadi pakast, siis sinu loogika, inimese loogika, mingisugune peas, mingisugune sundmõtlemise skeem ütleb seda, toas peab olema kindlasti 22 kuni 25 kraadi, paremal juhul 27 kraadi, peab mul toas on, sest väljas on jõle pakane. Ei pea olema. See on hirm. See on totaalne hirm. Siin Hispaanias, kus kaas temperatuur väljas on, vaat just ma veel kordan üle, talvisel perioodil, ta ei ole küll nii pikk loomulikult nagu Eestis, ta vältab heal juhul ütleme kuu-poolteist, kus väljas ongi ühtlaselt, sõltuvalt kui kõva see talv siin on. Ja siin on päevasi, kus kas on talvel need üksikud päevad, kui temperatuur langeb ka 5-6 kraadini päevasel ajal, need on üksikud päevad. Väljas on 5-6 kraadi sooja. Ja eks siis nende päevade tarvis loomulikult paneme siis mõne elektripuhuri või elektriradika paneme taha ja pööritame seda elektrit, mis on Hispaanias, ma ei oska seda võrrelda, aga ta on siin alati kallim olnud kui Eestis. See hullustus, mis käis üle muidugi, nüüd see viimane hullustus, siis siin oli stabiilne see hind. Nii et me teame seda, et meil tuleb arvestada, et kui siis vahepeal tahame puhurit või elektriseadmeid talvel pööritada, siis kuskil peame arvestama umbes 70-80 eurot elektri arveks, kuu arveks. Elamine, mis on meil läbi 3 korruse, ta ei ole küll ruutmeetrite järgi väga suur, aga see on ikkagi läbi 2 korruse, eks 3. korrus on avatud. Nii et ära paanitse. Arvesta sellega, et kui sa mõtled õudusega selle peale, et kuidas need küttearved ja kõik värgid, muidugi ei ole mõtet seda lõputult veeretada, seda teksti, sest inimesed on enam-vähem selle niisuguse grupi mõtlemise mõjussfääris ja aga nagu mu jutu peale hakkasin, on oodata seda niisugust meeletut paanika-jaanikate ühendkoori, sest see on juba peale hakanud ja see on üle-euroopaline värk. Nii et lõpetuseks võib öelda, et kõigis maailma hädades on süüdi loomulikult Vladimirovitš Putin, see on vana tõde, nii et kui sul kergem sellest hakkab, siis viibuta rusikat Moskva poole, aga kui sul sellest soem ei hakka, siis lihtsalt käi ümber, mõtle oma riietumiskultuur kodus, nendel aegadel, kui oled kodus ja kui oled üldse koduse eluviisiga inimene, siis seda enam. Nii et selline mõte siis täna.